on võimalus, aga 1-1 mängus on Leedu Žalgiris parem. No, eks see Leedu korvpalli koolkond olegi siuke, aga Ritas näitas väga hästi esimene mäng sama asja. Aga nagu sa siin ütlesid, et meeskondlik mäng ja ju, kui siin Eestis või siin veerandfinaal oli Kalev Cramoga, siis spetsialistid arvasid kogu aeg, et Cramol on kõik trumbid, aga Rock tõestas ja nemad on poolfinaalis ja loodame, et ka finaalis. Zintsatse käes pall katte pealt üritades mängida, nüüd 1-1 läheb ja lahendab 1-1 ka Mantas Kalnietise vastu ära. Ja see nüüd on tähtis, et Zintsatse saaks selle mängu käima just siukse terava mängu, et 1-1, siis on ta ohtlik. Tema läbiminekud on ohtlikud, tema 3 punktilised me teame kõik. Et see on kõva pluss, et kui tema kohe algus kindluse kätte saab. Esimest korda peab teha tõstma Tanel Tein. Võitluspaar siis Talius Salenga, Tanel Tein on jäänud Mantas Kalnietis. Mängujuhi koha peal Georgi Zintsatse katab teda ja ei ole kuhugi söötu panna Toronin ja kellele läheb pall? Ja Toroninist läheb auti. Jah, nüüd oli näha, et tegelikult ütleme nii, et tuleb natukene ilmselt sellele mängule, kuidas öelda, sisse elada õigesti. Et natukene pall ei püsi veel nagu näppude vahel kõige paremini. Küll jõuab. Jankunas, Janar Tatsin on täna raske ülesanne. Balti liiga põhihooaja kõige kasulikum mängija Jankunas talkatta. Zukauskasele hea sööt tuleb, Toronin tuleb appi. Ja täpselt see sööt läheb hoopis Zintsatse kätte, Zukauskas ise kukub üle reklaamtahvlite, nii et tegelikult on 5-4 olukord, Toronini ise, Tanoka pealt ründe lauas ja 2 punkti, 4-0. Ja nüüd oli hea tulemus näha, et kui meeskondlikult kaitset mängitakse, on ka lihtne kohe rünnakul. Matsiulis, Toronin on pandud siis katma vastastuid teist väga ohtlikud mängijad. Eelkõige ongi küsimus Jankunas Tanoka Perdi vastu ja vasakukäelne mängija on väga osavalt kasutab selle ruumi ära, mis tal viskeks jääb. Nii et võtmekohad võiks öelda ka see, Matsiulis, Jankunas, mismoodi Rock suudab neid mehi katta. No, eks siin kõik mehed ole ohtlikud, aga kindlasti on omad liidrid ja ju sama on ju ka Rockil. Palli pärast võitlus Matsiulis toob Žalgirise rünnakut üles ja kohe ise 1-1 lõpuni välja. 4-4. Vot siuksed asjad on ohtlikud, et kui neid hakkab palju tulema, siis läheb Rockil raskeks. Et kas või veaga maha just, et ei saaks Žalgiris seda kindlust kätte, et siin esimene mäng oli Ritas Ask, et esimesed minutid Ask hakkas vastu, aga Ritas sai siukse 10-punktisele edu, seda nad hoidsid rahulikult lõpuni. Rünnaku aega 6 sekundit, Zintsatse ja 1-1 mängib Kalnietise vastu ja tuleb Aurelius Zukauskas. 2-18 pikk kogenud keskmängija blokeerib viske. No Zukauskas on tegelikult tänases Žalgirises kõige tituleeritum mees. 2-kordne olümpiapronks ja Euroliiga võitja 10 aasta tagant Žalgirisest, nii et ei ole tema muidugi esimeses nooruses juba 35-aastane, aga näitas, mis kogemused maksavad. Õigeaegselt ikkagi vastu. Ei ole ka see 35 aastat tänapäeva korvpallis mingis vanus, et kui me vaatame siin NBA-s eriti tsentrite puhul, et siin mehed mängivad ka Mutomba on vist 45-ne ikka mängivad, nüüd alles lõpetas, et 10 aastat aega veel meil mängida. Janar Talts peab esimest korda käe tõstma, nüüd te näete, Žalgiris mängib väga selgelt tagant nulli pealt teravuste peale, 1-1 mänguga, jäetakse ruumi. Ja kui sa siin korduseski vaatasid, et mehed lähevad otsustavalt, et seal ei ole kahe vahel hoiakut, et kui siin Zintsatse esimese rünnaku läks kindlalt korvi panema, siis teisel juba hakkas kahtlema. Kalnietis 2-2 vabavisket Žalgiris saanud 6-4 ette, oli Rock ees 4-0. 2,5 minutit mängitud, Zintsatse rahulikult võtab nüüd Rock rünnakut üles. Tein Jankunas on jäänud teda katma, nii et tegelikult on nüüd Taltsi vastu Salenga, aga ei saa sinna söötu anda, Toronin väga ilusti mängib 1-1. Ja Matsiulis, Pekingi olümpial Leedu korvpallikoondise kuulunud Matsiulis peab tõstma esimest korda käe. Ja 2 vabaviset, võimalus mängu viigustada. Siin just Marek läks väga julgelt, et kui me nii suudame mängida ja nüüd minna, siis on Rockil omad võimalused. Esimene vabavise läheb. Marek Toronin väga kindlalt tegelikult mängis veerandfinaalseerias Kalev Cramo vastu. Oli natukene vigadega hädas, aga vajalikul hetkel tegi skoori ja mängis kaitses ka. Võib-olla ainus, mida tal on ette heidetud, et natukene mõtlematult teeb vigu vahest.
noh, eks see sihuke, tuleb sihukest jah, et tema temperament on sihukene, aga kindlasti on Marek teinud suure sammu arengus edasi. See hooaeg just sihukese stabiilsuse poolest, et siin varasemad aastad hiilgast ühes, kahes, kolmes mängus. Nüüd on sihuke, tema keskmine on tunduvalt tõusnud. Dainius Selenga viib uuesti Žalgirise ette. Tanoka Beard on nüüd taga nulli kaare peal. Tein tuleb vastu ja jääb ise ja teinib ise ja 3 punkti. Uuesti Rocki ees 9-8. See nüüd on Rockil tähtis, et kui Tein hakkab skoori tegema ja Teini need kolmesed, et need on asjad, mis Rock peab enda kasuks ära pöörama. Sööt läbi ei lähe. Uuesti 5-4 rünnak jääb Kalnietis selgelt hiljaks ja veel Marek Toronin need punktid juurde ja nüüd on vaja, tegelikult on vaja selliseid häid korve, et publik tuleks uuesti ka taha. Esiteks on need head korvid, mis kütab publiku üles, teiseks on need lihtsad korvid. Et kumb tänases mängus rohkem lihtsaid korve saab, arvan seega võidu võtab. Georgi Tsitsatse peab esimest korda käe tõstma. No Rockil on 3 määruste rikkumist, Žalgirisel 1 hetkel, kui mängitud on 4 minutit kohe. Jakudasele läheb otsa out välja Matsiulis Toronini vastu ja kohe proovib 1-1 mängida. Väga ilusti seisab Toronin kaitses. Nüüd Matsiulis on valmis, et Toronin ründab, et võtab asendi sisse ja siis proovib palli ära veel võtta. Tanel Tein pikalt palliga Zukauskase vastu ja mängib 1-1 sööduga Taltsile ja kukub pall, ilusti kukub sisse, korra keerastel rünga peal, aga 13-8. Janar Talts näitas ka Teinile, väga hea sööt. No siin just Tanel Teini panusest rääkisime, siis viimane kohtumine, mis nende meeskondade vahel oli Kaunases 28. veebruaril. Tanel Tein mängis 16 minutit ja ei toonud mitte ühtegi punkti. Praktiliselt statistikasse märkeid ei tekkinud, nii et loodame, et täna on Taneli panus meeskonna edusse selgelt suurem. Georgi Tsitsatse palliga. Mantas Kalnietis katab siis teda Toronilene välja. Nüüd rahulikult, tõesti Rock on võtnud sellise hea pika positsiooni rünnaku taas. Nüüd muidugi rünnaku aeg hakkab läbi saama, 5 sekundit. Tanel Tein, sööt välja veel. Nüüd on rünnaku aeg läbi, viimasel sekundil läheb ise teele ja lauapõrkest. Aga Tanel Tein, 6 punkti tema arvel ja 16-8. Siuksed korvid kütavad rahva üles. See võiks nüüd öelda, et koduväljak. Matsiulis, Salenga. Ja Tanoka Beard nõuab kohtunikelt jooksu, aga selgelt jäi Tanoka nüüd jalgadest aeglaseks ja seisma. Salenga mängis 1-1 tema vastu. Näete korduses, ei saab jalad küll ilusti maha, aga vastu liikumine juba Salengalt. Minu meelest väga targalt mängis, pigem veaga maha kui lihtsalt 2 punkti. kaheksa siis seis. No visked avavus, vastane on muidugi väga hästi alustanud. Positsiooni visked 3-3, aga meil 6-4, selgelt oleme ka viskeid rohkem teinud juba. Vastastel 4 peale viset, meil juba 10. Teinil 3-selt 2-2. Tanel Teinil jah 2-2 3-selt, nii et 6 punkti tema arvel. No mängisid põhiturniiril Žalgiris ja Rock 2 korda siis. Tartus 29. novembril Žalgiris võitis hea sellise väikse lõpuspordiga 76-67, aga jah, seda mängu, mida korra juba meenutasime Kaunases veebruari lõpus, seal oli tõesti Žalgirise edu koguni 91-64 ja siis selgelt Rockil läks mäng käest ära juba esimesel poolajal, pallikaotusi tuli liiga palju ja suruti selgelt Rock ära, aga kodus on Žalgirisega tõesti hästi mängitud ja kui vaadata nüüd, et septembris presidentide karikaturniiril 3.-4. koha mängus eelmise aasta septembris Žalgiris võitis vaid punktiga Rocki, kusjuures Žalgirisis olid kõik võõrlegionärid veel alles ja näiteks Rockil ei mänginud Tein Nikitse, siis see näitab, et võib vabalt Kaunas ja Žalgirisega tänapäeval juba mängida. No igal juhul, et kui me praegu seisu vaatame 16-8, me domineerime ja ka Rocki rünnak, et siin ei ole küsimust ja õnneks on spordis niimoodi, et need mängud, mis ennem on, need ei loe. Loeb tänane päev. Vahetused ka mõlemal meeskonnal olnud Gert Kullamäe väljakul Tartu Ülikool Rockil ja maa-alas seisab Kaunas ja Žalgiris, kes on toonud korvi alla Darius Silinskise 2-16 pika keskmängija, tema läheb ka ja teeb esimese vea Georgi Tsitsatse vastu.
no Zelinskis on ka kahekordne Leedu meister Žalgirisega, aga tegelikult alustas tänavust hooaega hoopis Kėdainiai Vežises ja toodi nüüd märtsis, kui Loren Woods ka meeskonnast lahkus Kaunase Žalgirisest, toodi Zelinskis ka meeskonda tagasi toetama Žukauskast. Ja Georgi Tsintsaatse ei eksi vabaviskejoonel. Kolmas punkt Tsintsaatse arvel. Põhijooajal kõik mängud 12 punkti või enamgi. Veerandfinaalis Kalev Cramo vastu tulid, ütleme, punktiskoori järgi kõige madalamad mängud Tsintsaatse jaoks, aga usun, et Tsintsaatse vaatenurgast kõige olulisem oli, et Rock võitis. No loomulikult. Matsiulis väljasööt, ei ole ka need söödud kõige paremad Žalgirisel. Näitab Salenga, võtke mäng laiali ja proovitakse 1-1 mängida väga õigeaegselt. Danuka Pierdastus vastu, aga osavalt tegi. Osavalt mängis Salenga ja 18-10. Ja väga õigesti taas Rock mängib. Maa-ala kaitse on siis Žalgirisel jätkuvalt üleval. Rahulikult söödetakse. 10 sekundit rünnaku aega. Tanel Tein nüüd proovib teravust luua. Ei ole kuhugi seda palli enam panna. Kullamäe ääre peale läheb sööt ja Tanel Tein läheb ise viskele, aga see vise ei jõua isegi mitte rõngani välja. Nüüd ikkagi tundub, et see maa-ala korraks on löönud natukene Rocki sellise õige mängu. No, ei ole hullu, ega tahaks, et iga rünnak nagu korvi saaks, aga ei ole hullu. Salenga täiesti vaba. Palju tähtsam on just need probleemid, et nüüd Žalgiris on 2 korvi järjest. Ja Dainius Salenga on mängija, kes just nimelt armastab skoori teha. Keskmiselt 10,1 punkti põhiturniiril Žalgirise eest, aga tõesti, kui ta hoogu läheb, võib väga suure skoorilise mänge teha. Danuka Pierd ja üle pika mehe käe. 20-13. Käsi valge. Kalnietis. Matsiulis mängib ja katte pealt ja ise läheb kaugviske peale ja lauas. Žalgirise mängijaid ei ole. Janar Talts kontrollib olukorda. Rahulikult taas. Georgi Tsintsaatse väikse pettega ei hakka viskama sealt. Tanel Tein vaba ja see kaugvise läheb. 4-3 kaugvisket Tanel Tein. 9 punkti toonud Tanel Tein Tartu Ülikooli Rockile. Vaatate praegu seda rünnakut, kui targalt Tsintsaatse mängis. Oli võimalus visata. Eelnevad mängud on viskanud, tegi väikse pette, läks sisse, tõmbas 2 kaitset peale, andis Tanelile lisasöödu ja Tanel jalad maas. Natukene rumal viga nüüd Janar Taltsilt, teine kord peab käe tõstma. Tuli Jankunas 1-1 läbi ja pani lihtsalt liikumisele käe vastu. Rockil võistkondlikud vead täis, Žalgirisel 2 määruste rikkumist. Jah, suhteliselt lihtsalt nüüd Paulius Jankunas sai 2 vaba viset. Näete Kintaras Krapikast, endist väga tuntud mängumeest, 3-kordset Nõukogude Liidu meistrit, kes olümpia pronksigi Barcelonas saanud, juhendab siis Kaunase Žalgirist alates oktoobrist, kui Antanas Rimatas Kriigas ametist priik sai. Aga Paulius Jankunas, Balti liiga põhiturniiri kõige kasulikum mängija, vabavisked mõlemad sisse. Jankunas arvel 4 punkti. Jankunast seotsatakse tegelikult juba Tel Avivi Maccabiga. Lepingut veel alla kirjutatud ei ole, aga üsna tõenäoliselt ta sinna siildub, kuivõrd klubidel on raskusi, aga ilusti jah. Janar Talts selle sama pika mehe Zelinskise vastu. Ja mis mulle meeldib on just see, et Rock teravalt sisse, kui siin mingi hetk oli võib-olla alguses, et natukene, aga siingi vaatame kordus sisse, pette ilusti, üles vastane ja Janar Talts jääb truuks oma vabaviske tehnikale. Lauapõrkest üritab. Need on tähtsad. Tänases mängus vabavisked on väga tähtsad. Need võivad lõpuks valusalt kätte maksta. Ja 2-0. 23-15. Kalnietis toob Žalgirise rünnakut üles ääre peale välja Zelinskisele. Jätakse Jankunas ja Taltsi vastu proovib ja läheb ka viskele. Ja väga õigeaegselt tuleb ka Tsintsaatse lauda ja lõpuks Zelinskise käest. Kuigi püüab näita kohtunikule midagi muud ja see kohtunik on Atso Matsalu. Koduvile. Kohtunikud siis täna 3 Balti riigist, Atso Matsalu, Lätist Oleks Vlatiševs ja Virginius Tovidjavitšus, Leedust. Danuka Pierd Zelinskise vastu. Talts täiesti vaba tagakaare peal ja ei lähe see vise ja Salenga on esimesena palli juures.
vähem kui 1,5 minutit mängida esimest veerandaega. +8. Üles, kui rünnak ilusti välja mängitud vabalt, et peab viskama. Kalnietis üritab Zelinskise katet ära kasutada, Kullamäe tuleb lõikesse, ei saa palli kätte, nüüd on Kalnietis ääre peal vaba ja jääb ise lühikeseks, aga Jankunas ründelauast jääb pall Žalgirisele. Need hetked on valusad. Seda toonitas ka Indrek Pisnapuu eilsel pressikonverentsil, et ei saa lubada väga palju teisi viskeid Žalgirisele ja nüüd ründelaua järel Dainius Salenga. Tema on teinud nüüd tõesti päris palju pahandust Rockile. Salenga arvel 9 punkti, nii nagu Tanel Teinil Rockist. Talts Tanoka Beardile ja jääb eemale. Jankunas aga vise ei lähe. Tanel Tein toob selle palli ära, mis jääb ette. Kullamäe pikemalt mõtlemata kaugvise teele. Ja 26-17. See oli vajalik vise. See oli vajalik vise. Vähem kui pool minutit veerandaja lõpuni. Rock on muidugi suurepäraselt mängid rünnakul ka, et 26 punkti visati Žalgirise vastu on suurepärane esimese veerandaja. Tanel Tein, teine määruste rikkumine, vahetus Viktor Sanikitse väljakule Tanoka Beardi asemele. Ei ole ka Tanel Tein päris rahul kohtunike vilega. Oli siin vaidlemist ka esimeses poolfinaalis Ritase ja Riia Aski mängijad. Kohati olid üsna keevaverelised ja näitasid päris palju emotsioone välja kohtunike otsuste suhtes. Kaalul on ei rohkem ega vähem Balti liiga finaalkohta. Ja Salenga arvel 11 punkti juba esimese veerandajaga. Tema on siis teinud skoori. Ja Rocki kahjuks pole veata. 4. viga. Uuesti otsa out. Ja päris pressinguga nüüd Žalgiris võtab. Sintsaatse saab lõpuks söödu ilusti kätte ja tuleb uuesti Rocki rünnak. 10 sekundit esimese veerandaja lõpuni. Vaatame, mismoodi Rock selle viimase rünnaku lahendab. Tundub, et Sintsaatse ise teravuse pealt, katte pealt üritab minna ja pika mehe vastu ülekäevise ja see on sees. 28-19. Suurepärane algus esimese 10 minutiga. 28-19 ehk siis +9 Rocki poolt vaadatuna. Sõna järg stuudiole. Jaak Salumets, juhime selle kuulsa Kaunase Žalgirise vastu. Üldse me alustasime kohtumist hästi, läksime ju 4-0 ette ja praegu ikkagi Tanel Teini 3-3-4 on tegelikult väga kõva sõna ja ilusti Kullamäe ka Sopsase 3, nii et kuidas sina selle mängu algusega rahul jääd? Ütleme nii, et võtmemängijad võtsid vastutuse enda peale ja siiamaani on see vastutus pidanud. Ehk siis Tanel Tein, Saatse ja ka Bird väga hästi nagu rünnaku toetas tagamisliini. Aga mis öelda nagu Žalgirise kohta, siis kui sa nägid esimest mängu, Ritase kaitsemängu ja Žalgirise kaitsemängu, see on nagu öö ja päev. Et Žalgirise kaitse õhkuni või enesekindlused, Ritase kaitsemäng õhkuni enesekindlused. Ja siit tulidki sellised kaitsemängu vead, mis võimaldas meil, nagu öeldakse, mängida teravalt 1-1, lahendada need korvid oma kasuks. Žalgirise kaitse eksis, mis puutub rünnakusse, siis rünnak algab kaitsemängus. Tavavõit. Kaitse lonkas. Rünnak oli ebakindel, rünnak oli üks ühe peale rajatud individuaalne rünnak. Ei olnud sellist meeskondlikku kokkumäng. Tänu sellele, et Salenga oli mees, kes võttis siis vastutuse Žalgirise enda peale. See vahe ongi selline praegu. Aga ütleme nii, et Rock kasutas kõik oma võimalused praegu. Nii, vaatame, teine veerandaeg algas. Žalgirise rünnakuga teine veerandaeg algab, vahetused ka toimunud. Bovilas Butkevitšus, Arturas Milaknis ja Šarunas Vasiljauskas on Žalgirisel väljakul. Jankunas väga osavalt taas lahendab ära. Ja nüüd ka Rocki publikule tuttav mees Butkevitšus väljakul. Jah, kes mängis ju paar aega tagasi Tartu Ülikool Rockis. Ja Rocki viisik siis Tein, Sintsaatse, Talts, Kullamäe ja Sanikitse. Kullamäe täiesti vaba ja ei jõua Milaknis seda viset segama, kes saab lauapallis ja Butkevitšus on see, kes selle saab. No nii Vasiljauskas kui Butkevitšus, kes nüüd väljakul on, alustasid hooaega tegelikult
Kaunase trio petis ja toodi nüüd tegelikult üles Žalgirisse pärast seda, kui võõrmängijad on lahkunud ja taas Jankunase peale mängitakse ja Taltsile viga. Ja see on Janar Taltsil teine määruste rikkumine, kui ma nüüd vaatan protokolli, just nimelt. Ja Tanoka Bird tuleb väljakule tagasi. Taltsil puhkust. No võtmeküsimus ka mängu alguses ütlesime seda, et Jankunas vaja peatada, kinni saada. Praegu ei ole veel väga palju, ütleme nii, et põhjooaja MVP kõige rohkem meile pahandust teinud. On see tegelikult olnud Salenga, kes ilmeksimatult väljakult on viskeid tabanud ja toonud 11 punkti, aga tasapisi läheneb sellele punktimäärale ka Jankunas, kelle arvel pärast vabaviskeid 8 ja 28-23. Tein, Milaknis katab Teini. Julgelt on tõesti grafikas nüüd vahetanud, milline sööt alla Tanoka Birdile, Gert Kullamäe. Rock mängib head meeskondlikku rünnakut, pall liigub ilusti sisse välja ja tuleb täiesti. Mis on tähelepanuväärne, mitte ühtegi pallikaotust ei ole Tartu Ülikool Rock kohtumise jooksul seni teinud, kui Kaunas ja Žalgirisel on neid esimese veerandajaga kogunenud 4. Salenga, Jankunas, Sanikitse vastu. Ei ole kuhugi seda söötu panna, nüüd Gert Kullamäest läheb pall auti. Siin oleks võinud tegelikult ka jooksu vilistada. Olid sammud tehtud nagu kohtulikele meeldib öelda, tõlgendamise küsimus. Pall oli korra lahti. Otsa out, Vasiljauskas. Mängitakse uuesti Jankunase kaudu ja nüüd Salenga viskele. Esimene vise, mis läheb mööda, aga lubame Vasiljauskase ründelauda. Lubamatu. Praktiliselt kõige lühem mees, kes väljakul on. Siuksed vead hakkavad teisel poolel kätte maksma. Lauavõitlus iseenesest tõesti ka 7-4 Žalgirise kasuks ja Vasiljauskas praktiliselt palli kaotamas, aga ikkagi suudab selle Jankunasele lükata. Ja nüüd mängib, paistab päris rahuliku positsiooni rünnakut ka Žalgiris. Kutkevitsusega uuesti Vasiljauskasele, Salenga totsitakse ja täiesti vaba, pikemalt mõtlemata jälle vise teele. Üks kord on Salenga eksinud, 13 punkti 32-aastase, ligi 2-meetrise. Rock on natuke kaitses järge. Kui jäävadki hiljaks, võiks vigadega maha võtta, mitte lasta Žalgirisel nii ruttu nagu mängu tagasi tulla. Nagu näete, 8-2 hetkel Žalgiris teisel veerandajal peal. Sten Timmusok väljakul. Tanel Tein, teine tagamängija, Gert Kullamäe, Viktor Sanikitse ja keskmängija siis Tanoka Bird. Joonas Matsiulis Žalgirisel väljakul tagasi annab puhkust Dainius Salengale. Nüüd ühe sama koha peale tulid palli hankima Sanikitse ja Sten Timmusok ja Sanikitse peale mängitakse üks ühe peale ja väga ilusti läheb läbi ja loetakse ka korvvärav. No Sanikitse näitas ka veerandfinaalis, et tõesti, kui ta jäetakse see ruum, et ta saab üks mängida oma kiiruse ja pikkade sammude peale, siis teeb seda suurepäraselt. Hiilgavati, et keha hoiab, pikad käed. Luista vaadata selle mehe liikumist. Ja mis tema trump minu meelest on see, et see lauda minek. Kui teised vaatavad, pall on nagu lootusetu, siis tema läheb ja suudab need paljad ära. Sten Timmusok hangib ründelauast uuesti palli Rockile. Kullamäe ääre peal vaba ja läheb ise teele, kas ei, lühikeseks jääb, aga tuleb Sanikitse, nägite taas, millise hüppega ta sinna lauapallile järele läheb. Nüüd oli natuke ebaõnne, et see pall nii halvasti põrkas ja ette ei jäänud. Vasiljauskas, Milaknis, Matsiulis, uuesti Milaknis ja kaug ise teele. Ja ei lähe, aga lubame ründelauda Jankunase. Sanikitse peab käe tõstma. Silver Lepik, Tanel Tein asemel mängu. Tanel Tein saab puhkust, Silver Lepik täna esimest korda väljakule. Sokk, Bird, Kullamäe, Lepik, Sanikitse, siis viisik Rockil ja Sten Timmusokule viga. Kolmas määruste rikkumine sel veerandajal Tartu Ülikool Rockile. Žalgiris korra pidanud üks märge siis protokollis ühe veaga Žalgiris. No selgelt käsi läheb liikumisele vastu ja uuesti Sten Timmusokule viga. Nüüd on vead täis. Väga kiiresti. 3 minutit 20 sekundit mängitud. Kutkevitsus jätab taha Vasiljauskas.
pikalt ja katte pealt nüüd mängitakse Vassiljauskasega sööduga veel ja Jankunas on siis see, kes enda peale võtab ja peaga koos. Tanoka ei saanud asendit, liikus ilusti kaitsesarkaga, käed ei kadu. Jankunas arvel 10 punkti, näete kui osavalt ja on vasakukäelne mängija, tasakaalustab veel oma keha ära ja toob punktid. No kui räägida Jankunasest, siis põhjooja efektiivsusprotsent oli kõige kõrgem, mis üldse Balti liigas oli, ligi 22. Ja alates jaanuarist sellist skoori tegi 19,8 punkti mängus ja 8,4 lauapalli, nii et Žalgiris selge A ja O. No, praegugi näitab, et tema hiilgav mäng on Žalgirise mängu tagasi toonud. Sööt läheb välja, Stendi Musok ja võitleb Butkevitšus väga hästi korvi alla Danonka Bjerdi vastu. +2 siis Rocki poolt vaadatuna. Ja kui päris aus olla, siis Žalgirise vahetusmehed on paremini mängu tulnud kui Rocki omad. Ja päris julgelt tegelikult Krapikas tõi 3 uust meest teiseks veerandajaks sisse. Ja viga Milaknisele tundub. Just nii on, nii et ei olnud kohe seda päris söödu kohta. Aga nüüd väike mõtlemispaus. Heidame pilgu statistikale kiirelt. Et kui vaatame, et esimese veerandaja tõesti 28-19 Rock võitis, siis 11-4 on praegu teise veerandaja skoor, kui 4 minutit on mängitud. Ja kes siis tõesti pahandust on teinud? Salenga ja Jankunas. Salenga väljakult eksinud ühe korra, 6 viskest 5 sisse 13 punkti. Ja Jankunas 11 punkti, 5 lauapalli ja ka ühel viskel vaid eksinud. Et 2 meest on 30 punktis 24. Ehk siis jah, 6 punkti on teiste arvel. Käe on valgeks saanud Matšiulis, Kalnietis ja Vasiljauskas. Tartu Ülikool Rockil selgelt skoor paremini jagunenud. 9 punkti pealt Tanel Tein, 6 on Danonka Bjerdil ja Georgi Tsintsatsel. Ja kui heita võib-olla pilt veel viskeprotsentidele, siis no väga hea tabavusprotsent on Žalgirisel just 2 punkti visetes, ligi 82%. Ehk siis korvialused visked praktiliselt ilmeksimatult 11-9. Lauavõitlus 10-5 hetkel Žalgirisele, aga jah, pallikaotused meil mitte ühtegi ja Žalgirisel 4, aga tõesti teine veerandaeg, kumbki meeskond ei ole veel lubanud endale ühtki pallikaotust. See näitab mõlema meeskonna kõrget taset. Danonka Bjerd ja püüab 1-1 mängida Butkevitšuse vastu. Matšiulis tuleb appi, kellele võetakse viga. Butkevitšuse. Number 5, Povilas Butkevitšus. Selge kaaluvahe ka, väga ilusti osavalt Danonka. Tunnetas seda ja läks jõuliselt peale. Esimest korda tänases mängus Danonka Bjerd vabaviske joonel. Esimene läheb 7 punkt Danonka Bjerdi arvele. Lauapalle ka 1 tema arvel praegu. Ja läheb ka teine, 34-30. Vasiljauskas, Butkevitšus, Milaknis, Jankunas, Matšiulis on siis Žalgirise visik pärast mõtlemispausi. Jätkuvalt mängitakse ja nüüd Matšiulis 1-1 mängib Kullamäe vastu, aga otsustab mitte minna 1-1 läbi, aga näete taas, lubame ikkagi ründelauda. Ja kes? Jankunas ja Matšiulis. Nüüd lahendab Gert Kullamäe vastu selle 1-1 olukorra ära. Eelmine kord otsustas viske kasuks, see ei läinud. 34-32. Sokk, Lepik. Danonka Bjerd pakub ääre pealt katekatest mängu ja jääb Butkevitšuse vastu Lepik ja sööduga veel otsib. Väga raskes olukorras oli Lepik ja ei olnud seda palliga kuhugi panna. Žalgirise rünnak. Ääre peal täiesti vaba Milaknis, keegi peale ei lähe. 3 punkti. Ja tuleb tunnistada, esimest korda tänases kohtumises minu mälu järgi peaks olema Žalgiris ees. 6-4 oli ka ees, just. Teistkordselt siis, 35-34. Ja palli kaotus. Aga siiski tuleks selle juurde tagasi, et Žalgirise peatreener Gintaras Krapikas väga julged vahetused tegi teiseks veerandajaks ja Žalgiris on tõesti tulnud mängu tagasi. Jah, ja kui vaadates Rocki poole pealt, siis Rocki vahetused nii hästi ei õnnestunud.
kadus niisugune hea rünnaku rütm ära, mis nad olid teravus ja sisse-välja mäng. Salenga ääre peale. Ja Jankunas jooks. Tükk aega kohtunik mõtles, aga jooksu andis. Siin meie ees toimus tegelikult. Sanikidze vastu kokku põrge. Ründeviga. Vasiljauskas saab puhkust Mantas Kalnietis väljakule, nii et Jankunas Kalnietis, Salenga on väljakul tagasi. Potkevitšus, Matsiulis, Kullamäe. Tein ka uuesti mängus tagasi, Tsintsaatse, Tanoka Piert, Sanikidze, Kullamäe, selline pisik siis Rokil. Kullamäe 10 sekundit rünnaku aega, Teinile taha välja. No nüüd natukene, kui Roki mäng on jäänud seisma, ei ole sellist head aktiivsust ja Tein lõpuks 1-1 mängib, aga võetakse Dainius Salengale enne viga. Salgirisel pole veab täis 4. 4. võistkondlik viga Salgirisel, kui 4 minutit mängida esimest poolaega, nii et iga järgmine viga tähendab juba vabaviskeid ka Roki jaoks. Küll jaut. Saatse. Oli tegelikult ruumi sealt 1-1 Salenga vastu mängida. Sööt, Sanikidze. Ja ei tule peale tegelikult Jankunas väga lähedale, aga ikkagi natukene kahtles viskel Sanikidze. Ei ole päris Sanikidze koht, et 3 taga on jalad maas, paneb ilusti. Ja Matsiulis. Matsiulis tunnetab, et on kiirem ja tugevam kui Kullamäe ja on ilusti selle enda peal üks ära teinud. Tein. Ääre peale Sanikidze. Salenga vastu ja mängib 1-1 ja viib selle palli lõpuni välja. Ja korvi kohalt lööb palli, Putkevitšus langeb pall, nii et... Aga kui sa vaatad esimese veeranda ja Roki rünnaku palli liikumist, minu meelest on praegu nagu liiga palju kõrgatsust nende rünnakusid. Salenga vabaneb, veel otsib söötu, tegelikult oli juba viske koht. Mängis suurepäraselt kaitses. Tsintsaatse. 3 minutit mängida esimest poolaega. Jääb ise, tükk aega mõtleb Tsintsaatse, aga ise läheb teele. Ja väga vajalikud 3 punkti uuesti. 39-37, taas Roki ees. Kalnietis. Nüüd katte pealt mängitakse Kalnietis teravuse pealt sisse, ääre peale läheb sööt välja. Salenga ja sammudesse uuesti väga aktiivselt üritab ka Salgiris mängida. Ja Kalnietisel täiesti vaba oli koht visata 3 punkti, ei tule sellega toime. Tsintsaatse. Pärast maha. Ja väga õigesti tegelikult Rock püüab seda tempot natukene alla tõmmata, see peaks olema tegelikult Rocki trump. Sanikidze 1-1 mängib Jankunase vastu, kes lihtsalt taganeb natukene ja ei olegi Sanikidzele head lahendust selles olukorras. Matsiulis. Salenga ja pikemalt mõtlemata vise teele. No teada on, et Salenga armastab visata. Tegelikult on vaja olla temal lähemal. Ei, nüüd andis kaugemas nurgas natukene järgi ja see on vastase suurepärane meisterdlikkus, et seal on raske siukest meest takistada. Liikumise pealt tuli, liikus tennis vastas suunas põrki kõrvale, seda viset on väga raske takistada. 39-39, 2-11 mängida esimest poolaega. Võiks öelda, et esimene poolaeg on olnud nüüd siis selline kahepoolne, kui näete ka statistikat. Tõesti Salgirise viske tabavusprotsent on ääretult kõrge ja Rockil tegelikult ei ole see ka mitte kehv. Mõlemal üle 50%, aga kui me vaatame 80% koguni Salgirisel, mis näitab tegelikult, et korvi all me ei ole Salgirisega toime tulnud. Ehkki 3 punkti visked meil peaaegu 50% ja vastastel vaid 30%. Ja, aga ei ole ka kõik need 2 punkti visked, neil on korvi alt, mis siin viimane vise oli, keskpositsioonid. Ja muidugi vabaviske joonel 9-9 Kaunase Salgirisel. Meil 9-6. Lauavõitlus 6 palliga Salgirisele hetkel. Vahelt lõiked oleme meie rohkem teinud, ka tulemuslikud söödud 8-4 Rocki poolel. Ja pallikaotused siis hetkel Salgirisel 6, Rockil 2 ehk siis teise veerandaja pallikaotused 2-2. Marek Toroninit näete väljakul tagasi, Georgi Tsintsaatse, Viktor Sanikidze, Tanel Tein, Janar Talts, selline on nüüd viisik, kes ilmselt lõpetab selle esimese poolaja. Ja Jankunas, Salenga, Kalnietis, Putkevitšus, Matsiulis on viisik Salgirisel. Tein, katte pealt mängitakse, nüüd Sanikidze tuleb pallile vastu. Putkevitšus peab tõstma käe. Vaatame, see peaks olema teine määruste rekkumine temal, aga vead täis. Viktor Sanikidze läheb vabaviske joonele.
Viktor Sanikidze, aprillis 23-aastaseks saanud grusiin, tegelikult Indrek Visnapuu käe all üha enam mänguaega saanud, ehkki algviisiku meheks päris tõusnud ei ole, ikkagi Marek Toronin tavapäraselt alustab. Ja no vabavisked on võib-olla olnud tema üks nõrgemaid külgi, vähemalt Balti liiga põhjooaja statistika põhjal, aga hetkel küll esimene vabavise väga kindlalt läbi rõnga ja teine ka. 41-39. Aga tõesti, siin põhjooaja lõpus koguni 23 punkti suutis Sanikidze ühes Balti liiga mängus ka juba visata. Kalnietis katte pealt tahetakse mängida. Pikart põlvatab Kalnietis, taha läheb välja Jankunasele sööt. Nüüd on väljakul number 12 Tadas Klimavitšus. Janar Taltsi vastu hästi tasakaalustab ja taha hüppelt 2 punkti. 41-41, individuaalselt taas väga ilus sooritus tegelikult. Ilusti pukist ära, Janar Taltsil on raske takistada, mees on natukene pikem ja taha hüppele suuks, siis on väga raske takistada. Siit Saatse, Sanikidze lõikab korvi alt uuesti välja. Tein taha uuesti välja. Talts, Tein. Ja 1-1 mängib ja Jankunase vastu mängib ja põlub selle vea välja Jankunaselt. Head täis. Esimene määruste rikkumine Jankunaselt. Poolaeg saab läbi. Rokk suurepäraselt mängid, võib-olla mida võiks ette neile natuke näita on see vahetusmeeste pealt, et liiga lihtsalt lasid tagasi tulla, oleks võinud vigadega maha võtta, et kui siin mäletan, et Sokk tegi 2 viga lihtsalt järjest, et siin eelmised olukorrad oleks rünnak võinud veaga maha võtta, et vähe kauem lasta Žalgirisel praadida seal 6-8 minutis kaotusseisus. Tanel Tein 2-1, 10 punkti peal, siis Tanoka Bert, Tanel Tein 9, Georgi Tsintsaatse. Salenga ei lase nüüd Toronin kohe viskele minna, Salenga otsib, tõmbab uuesti mängu laiali. Matsiulis on näpp püsti. Jankunase taas väga osavalt ja kasutab ka paremat kätt, tegelikult vasak käsi on tugevam, aga nägite, missugune klassiga mängija tegelikult mõlemad kätt korvi all väga ilusti tõesti kasutab. Tein, peale ei tulda ja vise teele. 12 punkti Tanel Teini arvel. No päris huvitav, vaataks kiirelt Tanel Tein. 15 punkti, tema Balti liiga selle hooaja parim mäng, nii et Riia Aski vastu nüüd juba 12 punkti esimese poolaega. Pool minutit mängida, 44-41, Salenga, Tsintsaatse väga lähedal hoiab Salengale väga õigesti. Alla poole minuti mängida, 5 sekundit rünnaku aega, sööt läheb veel välja Jankunas, kaugvise teele ja Sanikidze jääb ootama seda palli, ei liigu pallile vastu. Ei mänginud olukorda lõpuni, lootsin siin, et viga tuleb, aga... Tegelikult oli see pall praegu rahulikult Sanikidzele ees, liiguta natukene jalgu. Alus eksimus oli see. Ja nüüd saab Žalgiris rünnata poolaja lõpuni. Kiirustamata seda tehakse, Kalnietis vaatab Kaberkolla kella peale. No Salenga, Jankunas pakub mina, nende peale mängitakse. Klimavitšus pakub kattega Salenga ja lähebki kaugviske peale välja. Ja eksimatult 44-44. Esimene poolaeg lõppenud. Tainius Salenga. 18 punkti toonud Tainius Salenga. Marek Toronin, Janar Talts muutusteta algviisik Talvektor Õligor Rokil, kes ka rünnakuga alustab vastastel, siis vaatame selle rünnaku ära, väga ilus sööt Tanel Teinilt Tanoka Berdile alla ja saame uuesti ka teisele poolajal, nagu esimesele poolajal väga ilusa alguse. Vastastel 9 Mantas Kalnietis, 20 Tainius Salenga, 8 Joonas Matsiulis, 13 Paulius Jankunas ja uue mehena algviisikus 12 Tadas Klimavitšus, väga hea lauavõitleja, aga teeb siin vale söödu otse Toroninile kätte. Tempo alla. Poole statistikus on rääkida. Kõige suurem probleem vastasse 2 punkti visked, 71-13, 76%. Muus asjas oleme võrdsed. Tsintsaatse teravusega ja sööt läheb auti. Väga ilusti kaitses mängis Žalgiris. No viskeprotsendid esimesel poolajal. Žalgiris väljakult 61,5%. Ka Rokil ei ole halb, 53,6%. Aga tõesti, 2 punkti visete protsent oli uskumatu ligi 80 Žalgirisel. Tsintsaatse suurepäraselt kaitses. Käega lükkab eest ära Kalnietis. No Kalnietis on võib-olla pisut varjus olnud, miks mitte? Kõlab hästi. Meile sobib, aga samas kui Salenga ja Jankunas mängivad sihukest mängu, siis raske on teistel seal särada. (46-44) on siis tõesti seis. Tsintsaatse
vaatame, millise Rocki rünnak välja näeb. Teinile pikka rünnakut taas katte pealt, Tsintsaatse lõikab, ei saa. Nüüd tuleb Toronin ja Klimavitsus ei jõua selle ette. Üritab Toronin anda Danoka Berdile sinna korvi alla seda söötu, aga tõesti, ega sinna ei ole kunagi lihtne seda palli anda. jah, Marek nüüd oleks nüüd ühe põrke veel teha, ise viskale minna. Klimavitsus ja jõuga tuleb sisse, Taltsi käsi on ees. Aga muidugi kehale, ütleme nii, et kehalist kontakti lõpuks ikkagi ilusa selle viskeks vajaliku vahe sai Klimavitsus jätta sisse. 46-46. Tein läheb välja Taltsile sööt, uuesti tagant läbi Toronin. Vaatame, Toronin 1-1 ja sööt välja, Tein vaba, kaugvise teele ja see läheb. Tanel Tein on olnud suurepärases hoos täna, 15 punkti ehk kordab oma tänavust Balti liiga punktirekordit. Kaugvisked 5-4. Suurepärane. Salenga sööduga otsib ja alla see sööt ka tuleb ja ei lase Marek Toronilt. Väga õige viga, ei lase Jankunasel, Klimavitsusel punkte tuua. Esimene määruste rikkumine. Tõesti, Toronil veel vigu ei olnud. Klimavitsusel 2 vaba viset kasutada. 2 punkti toonud Žalgirise kasuks tänases mängus. Ja esimene ei lähe. Klimavitsus mängis eelmisel hooajal Kreekas Larissa klubis, ligi 10 punkti viskas mängus. Balti liiga hooaeg oli ka väga korralik, 8,6 punkti ja 6,2 lauapalli ja mida tema puhul just välja tuua on see, et ligi 3 ründelauapalli keskmiselt mängust, nii et Tadas Klimavitsus on just selline mees, keda kahtlemata ei tohi Rock lasta lauda peremehed sama. jah, ega siin raske on sihukesi mehi pidurida. Talts jätab Teinile ja ei saanud Tanoka seda palli. Riskis sööduga. Ja, kehakontakt oli korvi all ja ei saanud Tanoka seda palli korralikult ka üldse vastu võtta. 2 punktiga Rock ees. Kalnietis Rock kiirusega nüüd ka Tsintsaatse vastu palli üle. Tsintsaatse väga aktiivselt atakeerib. Matsiulis püüab vabaneda, Toronin katab teda. Ja nüüd katte pealt mängitakse. Danoka Berd tuleb appi väga ilusti korvi alt, Rock aitab. Rünnaku aeg hakkab peagi läbi saama 6 sekundit. Kalnietis ära pealt läheb ise viskele. Ja põrkab see palli. Janar Talts toob oma lauas palli ära Rockile. Kõva võitlus käib. Nüüd on täpselt selline situatsioon, kus mõlemad meeskonnad tasapisi püüavad seda initsiatiivi haarata. Oma mängujoonist jälle peale suruda. Tein katte pealt väga ilusti Taltsile läheb sööt, uuesti Teinile väikse lühikese sööduga. Danoka Berdile super sööt. Ja Tadas Klimavitsus vaatab kohtunikele otsa, et mis nüüd siis? Positsiooni võitluse pealt pöördasi väikse kandle. Kalnietis, Klimavitsus lõikab ise Kalnietis korvi alla. Hästi Tsintsaatse näeb seda. Aga nüüd vabaneb ise Kalnietis ja kaugvise. Aga ei lähe ja kahekesi nüüd kõik, lausa 3 Rocki mängijad üritavad seda lauapalli endale hankida. Tein, Tsintsaatse tõmbab natukene tempot alla, näitab kombinatsiooni. Mismoodi mängitakse nüüd, siis Talts läheb ääre peale. Jäetakse Kalnietise vastu, nüüd on vahetus toimunud Jankunase vastu, kas Tsintsaatse püüab 1-1 tema vastu mängida, rünnaku aeg hakkab läbi saama, ilusti tuli korvi alla see pall sinna ja ei kuku sisse, aga Janar Talts ise ründelauas ja Klimavitsus blokeerib viske. Oleks võinud praegu välja mängida, veel pikka rünnakut mängida. Kalnietis ja nüüd tükk aega ei ole suudetud, kumbki meeskond ei ole suutnud skoori teha, Matsiulis ja temagi vise ei lähe ja lauapall Tanel Tein. Poolkiire vasturünnak tuleb Tsintsaatse, Tein, Toronin, aga Žalgiris jõuab ilusti kaitsesse tagasi. Ja meie õnneks nüüd Žalgiris rünnakul, et tahab väljast korve tuua. Rahustab Tsintsaatse natuke mängu ja Janar Talts ja ise läheb ja Kaed on ees. Ja peaks olema Rocki rünnak, ei, kohtunikud otsustavad teistmoodi. Minu meelest praegu kohtunikud eksisid. Igal juhul mõttepaus. Praegu oli küll minu meelest selgelt Žalgirise mängija käest läks see pall auti, vaatame korduses. Ja Jankunas ja Danoka Berd olid seal võitluses. Kohtunik otsust muuta ei saa. Kahju. 7-3 juhib kolmandat veerandaega
Tartu Ülikool Rock, kui 4,5 minutit on mängitud, nii et väga vähe on skoori tehtud tõesti. Tuletame meelde esimest veerandit, kus me saati 28 punkti Rock viskas. Eks mida mäng lõpupoole tiksub, seda ilmselt kinnisemaks see mäng võib ka muutuda tõesti tasavägise mängu puhul. Tanel Tein tõesti jõudnud 15 punkti peale, Tanoka Peert 14 peale ja nüüd võib küll öelda, et 4,5 minutiga ei Jankunas, ei Salenga ole meile pahandust teinud. Seni veel, aga eks näeb, Kintaras Krapikas tõesti oma mängijatega suhtleb ja neile ka, ütleme nii, et väiksed juhtunööre nüüd jagas. No nüüd ongi see hetk käes, et poole ajal tehti omad järeldused, nüüd on uued time-outid, hakkavad uued vahetused, kuhu poole see mäng kukub. Krapikas on võtnud väljakut ära nüüd Joonas Matsiulise, toob hoopis Arturas Milaknise sisse number 21. Jätkavad Jankunas, Salenga, Kalnietis ja Klimavitsus ehk ülejäänud nelik on sama. Ja Rock siis Beerte, Toronin, Tein, Sinsatse, Sanikitse, selline viisik ja Kalnietis. Mitu viset järjest mööda, kaugvisked nüüd 4-1 temal, aga nüüd vajalikul momendil läks 51-50. Sinsatse, Tein. Taas liikumised, Sinsatse tuleb teisele poole, Toronini poole ära. Tanoka Perdi läheb pall alla, Sanikitse väga ilusti lõikab korvi alla ja viga läheb Mantas Kalnietisele. Nüüd Indrek Üsnapuu pani vähe liikuma mehe number 4 koha peale. Janar Tantsin paar korda jõuga proovis, tegi rasked visked siis. Jankunas saab puhkust väljakule Povilas Putkevitšus. Selline kiire vahetus veel Krapikaselt. Sanikitse ja väga rahulikult. Rock taktikaliselt tundub küll minule vähemalt väga õigesti mängib. Kiiret ei ole. Väga targalt. Rünnaku aega on. Tanoka Peert otsustab 3 punkti viske kasuks. Ei õnneks tavas. Põhijooajal ligi aga välja mängitud vise peale, keegi ei tule, peab viskama. Tänapäeva tsentrid on. Tsentrid väga hästi tõestavad, suudavad visata 3-seid. Salenga ja jätab selle palli sinna korvi alla. Ei loe korv, näitavad kohtunikud 3 sekundit. Nii et Salenga tõi teravuse sinna sisse, aga nii Klimavitšus tundus, kui Putkevitšus seisid seal, lihtsalt ootasid seda palli ja olid sinna tõesti liiga kauaks jäänud. 54-50. Tanoka Peerdi arvel 17 punkti muuses juba. Graafikas pole kohtanud otsusega rahul. Tein. Peert uuesti Teini ja Tein kohe teravusega sisse ja väga ilusti lahendab ära. Tanel Tein on toonud 17 punkti sarnaselt Tanoka Peerdile. Ja tahtsin just öelda, et kui targad nad tegelikult täna kokku mängivad. Et siin Tanel mitu korda head söödud pannud. Nüüd Tanoka suurepärane kate Teinile. Täna väga hästi see tandem töötab ja ründe viga. Tadas Klimavitšus peab tõstma käe. Klimavitšusel on see esimene määruste rikkumine. Ja näete, kui aktiivselt ka Kintaras Krapikas kohe oma tõesti säält oma mängijate peale. Aga mis tahaks veel Tanel Teini puhul öelda on see, et kui me mõtleme, et veebruaris tõesti jäi 0 peale Žalgirise vastus, võiks öelda, et see oli ilmselt loodusõnnetus. Ma arvan, et see on kavalame tarkus oli, teadis hoidis ennast poolfinaali. Sinsatse ja teravusega ei ole kuhugi sööta, tundus küll, et see jalg vajus juba uuesti maha ja nüüd saab kiirrünnakust kergelt 2 punkti. See nüüd oli valus. Žalgiris ja võiks öelda, et nüüd teisel poole Salenga esimest korda teeb skoori. Salenga siis 20 punkti peal mängu kõige resultatiivsem. Tein, no pallikaotusi, selliseid pallikaotusi tõesti ei saa Rock endale lubada. Sinsatse, ilus sööt, Tanoka Peerde petab veel mängijad õhku ja see vise ainult ei lähe korvi. Kõik ära. Aga mulle tõesti meeldib see kannatlikkus, millega praegu Rock mängib. Eelmine rünnak, see veel meelde toodud, Sinsatse tegi ka selles, kus ränga vead hüppas õhku, tal polnud sööduks valmis, hüppas õhku, hakkas seal söötu otsima. Vaba visked täna 1-1, aga tõesti 17 punkti toonud juba Tanoka Peert. Põhijooajal ka ligi 17 punkti. Ja muidugi lauapallide selge kuningas Balti liigas. 9,5 lauapalli mängus, see oli näitaja, mille vastu keegi teine ei saanud. 18 punkt ka. Tanoka Peerti punktirekord muuses Balti liigas sellel ajal 26 punkti, nii et sinna on natuke liikuda, aga tõesti palju on ka mängida. Ja mis on hea, Žalgirisel on võistkondlikud vead täis ja Tartu Ülikool Rockil 3. veerandal vaid 1 määruste rikkumine, Mantas Kalnietis ja lubame
Tadas Klimavitsuse ründelauda. See, millest rääkisime kolmanda veerandi alguses, Klimavitsus on hea just ründelauas. Aga 57-54, selles mõttes on kõik väga positiivne veel ja ega ei saa ju Žalgirise vastu teab, mis suureskoorilist võitu nüüd nii väga loota. Siin lootad 20-ga. Toronin väga ilusti tasakaalustab keha ära mitme mehe vahelt ja vise läheb teele. Näete ka siin peaminister Andrus Ansip koos korvpalliliidu presidendi Peep Avitsooga istusid tribüünil. Kalnietis ja teravusega alla välja ja kiirusega. Nüüd näitas Kalnietis seda, ütleme, milleks ta võimeline on. Jah, et on hakanud hoopis teist mängu mängima, mis ta mängis esimene poolega. Aktiivsed need visked, okei, ei läinud, aga ta võtab ja mehest kiirneb sellist enesekindlust. Tsintsaatse Poviatas kattest Sanikitsega mängida, Klimavitsuse vastu jääb Tsintsaatse ja 1-1 tahab lahendada ja läheb taha kallutatud viske pealt ja lauas ei ole meil kedagi. Kalnietis ja Tsintsatsele viga. Kiirrünnaku võttis maha. Nüüd tundub, et Tsintsaatse natukene hakkab väsima, see füüsis on. Kaitses paar korda maha maganud ja. Aga esimesel poolel me muidugi nägime, mis juhtus, kui Tein ja Tsintsaatse väljakult ära läksid. Natukene see hea aktiivsus Rocki mängust ära kadus. Aga muidugi teine äärmus on see, mis meenub eelmise aasta eurosarja finaalturniirid, kui Tsintsaatse lõpuks oli nii palju väljakul, et ikkagi natukene väsis ära, midagi ei ole teha, kui sa peaaegu 40 minutit mängid, nii et ega seda väikest puhkust paari minutilist võib-olla oleks siiski vaja neile lubada. Janar Talts väljakul, et Anoka Peert saab korra puhkust. Praegu viimane võimalus, viimane veerand ei ole aega, seal tuleb kõik välja panna nii palju, kui sees on. 2 minutit kolmanda veerandaja lõpuni. Salenga, Jankunas väljakul tagasi. Salenga kätt uuesti pall ja Tanel Teinile võetakse sellest olukorrast viga. Kahe vahel olukord. Rocki kahjuks kohtunud. Ütleme nii, et ega otsust tagasi ei võeta. Vaatame korduses. Jah, päris selgelt seda siit näha ei olnud, aga... Ilusti pööras, Tanel oli asendus, aga jah, see tundus, et see teine käsi oli küljes. Uuesti Salenga ja kiirusega üritab, otsib nüüd söödu kohta. Vasiljauskas väljakule tulnud ja 3 punkti. Väga lihtsalt. Sarunas Vasiljauskas, nii nagu ta tuli hästi sekkus mängu teisel veerandajal, nii on ta teinud seda ka kolmanda veerandaja lõpus suurepäraselt. Ja muuseas Vasiljauskas oli see, kelle punkti panus tegelikult Balti liiga põhiturniiri novembrikuise mängu Tartus otsustas Žalgirise kasuks. Väga enesekindlalt toona ka kaugviske teele saatis. Sten Timusok. Uuesti taha, Tsintsatsele läheb sööt Jankunase vastu ja nüüd läheb sööt tagasi. Sanikitse täiesti vaba, vise on lühikene ja Povilas Putkevitsus lauas. 59-59. Minut 10 mängida kolmandat veerandajaga. Sanikitsele sellest olukorrast viga. Ütleks nii, et taas natukene lihtne viga, ehk kohtuliku otsustega ei ole mõtet vaielda. Päris ilusti tuli seda palli vahelt lõikama. 4 võistkondlikku viga nüüd ka Tartu Ülikool Rockil täis. Hästi Jankunas kehaga katab, selline positsioonivõitlus oli. Ja Atso Matsalu loeb selle korvi ära. Žalgiris saanud 2 punkti kätte. Vahetuseks. Joonas Matsiulis väljakule Milaknise asemele tagasi. Nii et siis Matsiulis, Putkevitsus, Vasiljauskas, Salenga ja Jankunas on Žalgirise viisik ja Gert Kullamäe saab puhkust, Marek Toronin tagasi sisse, Sten Timusok, Georgi Tsintsaatse, Viktor Sanikitse, Janar Talts, selline viisik siis Rockil. Salenga vabaviskejoonel 22 punkti toonud, positsioonivisked 8-7 ja nüüd vabaviskel eksib. Siin Salenga näitas täpselt oma mängija klassi, et tunnetas ära, et Kullamäe jääb aega, siis tema see 2 rünnakut võttis kohe aktiivselt ette. Aga publik muidugi väga ilusti toetab Rocki, pall liigub. Toroni lõikab sisse, veel üks sööt, seda söötu tegelikult ei olnud enam väga vaja ja nüüd tuleb selline poolkiire Žalgiriselt vastu ja tõmbavad uuesti tempo maha, Žalgirise mängid kiirrünnakust asja ei saanud. 37 sekundit mängida kolmandat veerandaega, rünnakuaega ligi 10 sekundit, Matsiulis libastub Sanikitse, Jankunasele teeb Janar Talts vea. Täpselt see hetk jälle, mis oli teisel veerandajal. Anoka pöörd, Tanel Tein istud pingi peal. Ei ole enam rünnakul süütust loomingulist lahendust, loogilist loomingulist lahendust. Kolmas määruste rikkumine Janar Taltsil, Georgi Tsintsaatse, Tanel Tein ka 3 veaga ja vastastel 3 veaga Povilas Putkevitsus.
Jankunas vabaviskel 2-2 väga kindlalt. No seda tuleb muidugi öelda, et Jankunaselt esimesed punktid alles teisel poolajal. Avapoolajal 11, nüüd siis 13 punkti peale, aga vabavisked 7-7 ja korvi alt visked ka 5-3 ehk siis positsioonivisked Jankunasel tõesti väga heast klassist. Toronin Vasiljauskase vastu tuleb mängida, katet pakutakse, ilus sööt tuleb Taltsile sisse ja 2 punkti. Suurepärane, need punktid olid väga vajalikud. 63-61 Žalgirise poolt vaadatuna ja Kuunase vaadanud kella, ei suuda ka kõige mõistlikumat lahendust leida. No 2 punktiga on tõesti Žalgiris saanud ette, kui 10 minutit jääb mängida, aga kuulame vahepeal analüüsi stuudiost, mida on öelda Jaak Salumetsal näiteks. No Jaak, mida ütled siis selle poolaja teise poole alguse kohta? Tavaliselt on Eesti klubidel see probleem olnud teise poole algus, aga nüüd läks algus väga hästi, juhtus vahepeal isegi 6 punktiga, kuigi nüüd selle kolmanda veerandaja lõpp läks ikka käest ära, aga õnneks Talt siis viskas need 2 vajalikku punkti, oleme 2 punktiga siis hetkel maas. Ütleme nii jah, et see teine poolaeg on Eesti meeskond on alati selline mure mõttepunkt olnud, aga nüüd said Rocki mängida väga hästi minema, vastupidi Žalgirisele, kes ei näinud üldse oma mängu teatud 2 või 3 minuti jooksul ei tulnud ühtegi silma kuskil. Ja ei saanud oma mängu rütmi paika. Aga jälle hiilgasid need mängijad, kes on ikkagi Rocki võtmemängijad. Ehk siis Bird, Dane ja Cinzadze. Midagi teha ei ole. Ja lisandus väga hästi Toroni. Et see on nüüd see seltskond ilmselt, kes peaksid nagu öeldakse otsustatud hetkedel väljas olema, kes on 5. mängija. See on vastavalt Žalgiris mängib. Aga vastupidi nüüd Žalgiris sai ka, nagu öeldakse, jalad maha ühel hetkel. Ja jälle vahetud Vesterberg. Traapikas otsis, aga leidis need mängijad üles ja sealt tuligi Vasiljauskase. Mees metsast rahulikult võttis ette, tegi asja ära. Nii et seal riigi peal on mehi küll, kes nagu on võimelised asja otsustama. Aga see väikene selline psühholoogiline eelis praegu säilub ikkagi Žalgirisel. Olgu see lõpul see Taltsi 2 silma, see oli väga hea. Aga selline psühholoogiline eelis on säilinud praegu Žalgirisel. No vaatame, 4. veerandaeg algas. 10 minutit mängida, mine tea, võib-olla ka lisaaeg. Vasiliauskas, Salenga, Jankunas ja Jankunast jälle otsitakse Sanikidze vastu. Ei saa sealt viskele minna. Salenga, rünnaku aegki 10 sekundit veel ja Joonas Matsiulis toob punktid Žalgirisele. Jankunas ilusti sinna korvi alla. Talts, Tein, Sanikidze, Cinzadze, Toronin on Rocki viisik, nii et on Indrek Visnapuu toonud ka oma tänase mängu, võiks öelda, põhijõud uuesti mängu. Talts veel väiksed peted ja odds out. Viga sellest olukorrast ei tule. 7 sekundit rünnaku aega. No mida öelda on tõesti see, et Žalgirise 2 punkti visete protsent jätkuvalt ligi 80. Ehk siis seda skoori, mida Žalgiris teeb ikkagi, võiks öelda siis 3 sekundi alast või sealt lähedalt. Vise läheb teele, jääb natukene lühikeseks, Cinzadze vise, Vasiliauskas palliga. Ja vaatame, mis kaitset, ikkagi meesmehe kaitset ja Rock jätkuvalt mängib. Tein katab Salengat ja lööb palli täiesti puhtalt Salengal käest ära. Väga kogenud mees on muidugi Tanel Tein ka ja viga Vasiliauskasele. Cinzadze kohe üritas teravust tuua. Vaatame korda. Kui näitab, et siin võis kanda ebasportlikult, aga mees enam palli ei mängid möödas ja opseni sirge jalaga. 65-61 esimene määruste rikkumine 4. veerandajal Žalgirisele. Cinzadze. Määra peal on ka Talts, Tanonka Perd otsib korvi all kohta, Salenga jõuab panna näpud vahele sellele söödule. 15 sekundit veel rünnaku aega, odds out Tartu Ülikool Rockile. Teinil on 2 sõrme püsti. Taltsile läheb sööt välja, ei olnud Talts päris selleks valmis, et see pall sinna tuleb. Cinzadze. Vaatame, kas mängitakse taas katte pealt teravuse peale, Cinzadze teravuse peal. Vahetus toimus, Salenga vastu Cinzadze jääb, lüüakse pall käest ära. 4 sekundit rünnaku aega, raske vise läheb teele ja põrkab ka halvasti pall. Ja nüüd tuleb Žalgirise 3-2 vastu rünnak, Vasiliauskase sööt.
Klimavitsusele ja 2 punkti juurde. Ja Indrek Visnapuu võtab täiesti õigustatult minutilise mõtlemisaja. Jah, nagu härra Salomons ütles, et initsiatiiv on peale kolmandat veerandajaga oli näha, et Žalgiris hakkab saama ja nüüd see rünnak on jäänud siuke ammutuks. Siin saates on 2 korda järjest põrgatusega ette võtnud, proovid ära lahendada. Et rohkem palli liikuma ja küll need head viskekohad tulevad, kannatust peab olema. Pilk statistikasse ütleb seda, et tõesti Žalgiris on lauavõitluses Rockist parem olnud ja kui me sellest 2 punkti visete protsendist rääkisime, mis on tõesti 80 peal praegu, 25 viskest 20 sisse, siis Žalgiris ütleme, tasakaalustab seda mõneti kehvem 3 punkti visete tabavusprotsent, mis on 36, aga Rockil tervikuna muidugi viskeprotsent siin 50 lähedal, 51,2, aga Žalgirisel 64. Ütleme, kui Žalgiris sellise protsendiga ikkagi palle korve paneb, siis küllalt keeruline on Žalgiris sugust meeskonda võita. Ja ehkki esimesel poolajal Pink ei olnud nii palju punkte toonud võib-olla Žalgirisele, kui me niimoodi esmapilgul tundus, siis praegu on just see, et algviisikud on olnud väljakul võrdsed, aga ikkagi Pink on nüüd just teisel poolajal toonud seda skoori. Ei ondki seal need punktid, aga mängupilt muutus kohe. Žalgirisel mängupilt läks aktiivsemaks, põhitegijad tegid ikkagi oma, aga Rockil rünnakujoonis muutus, kaitse muutus auklikuks. Need on need nüansid, kus Pink mängis Rocki pingi üle. 80 mängida natuke enamgi Matsiulisele viga. Matsiulis, Klimavitsus, Jankunas, Salenga ja Vasiljauskas jätkuvalt siis Žalgirise viisik, Toronin, Tsintsaatse, Talts, Beard ja Tein. No vaatame, kas need mängivad ilmselt võib-olla enam-vähem selle koosseisuga Rokka selle mängu lõpuni mängib. Klimavitsuse vastu Danoka Beard proovib kehaga sisse mängida, Jankunas on valmis aitama. Janar Talts ei saa sinna keskele minna, Tanel Tein ja lõpuni tuleb välja raske vise. Ise toob lauast palli ära, Tsintsaatse kaugvise teele! Ei, natukene lühike on ja Žalgiris saab lauast palli kätte. Seda kaugviset olnuks vaja. Marek Toronin peab tõstma käe. Toroninile on see teine määruste rikkumine. -6 nüüd Rocki poolt vaadatuna. Vasiljauskas, Matsiulis. Ja Salenga lõikab pallile vastu ääre pealt. Korvi alla läheb sööt ja Jankunast otsitakse ja vasaku käega väga osavalt. Vaatas, Danoka Beard ei olnud piisavalt lähedal. Tundus lihtne korv. Aga mehe osavus on see, mis mõni ime, et Tel Aviv Maccabi Euroliiga võistkond ikkagi tahab Jankunast nüüd järgmiseks hooajaks endale. Eks näeb, mis Žalgirisest üldse saab, aga esmalt tuleb ikkagi muretseda sellepärast, et saada üldse Balti liigas finaali. Ja vot selliseid pallikaotusi nüüd Rockil vaja ei ole. Tahtsin just öelda, et kogu mängu peale Rock teinud vaid 7 pallikaotust, see oli nüüd 8 ja Žalgirisel on pallikaotusi 11, aga kui nii otsustavatel hetkedel need pallikaotused tulevad, siis on muidugi keeruline Žalgirist ka võita tõesti selle viskeprotsendi juures, mis Žalgirisel praegu on 64. Klimavitsus otsitakse taas Jankunast sinna 3 sekundi alasse. Tanel Tein on tema peale taha kallutatult vise, aga Klimavitsus tõob ründelauast palli ära. Taas seisid 2 Žalgirise mängijat seal korvi all. Valmis palli ära. Aga praegu 4. veerand on Tsintsaatse ei ole seda mängu kindlalt juhtunud. Ja 6-0 juhib Žalgiris otsustavat veerandaega punktidega. Nüüd on hädasti korve. 69-61 Žalgiri sees. Tein. Beard tuleb see liikumine, kus Tein tuleb taas pallile vastu, üritab teravusega luua. Beard keeras korvi alla, sööt jääb natuke madalaks Toronile. Ise keerab 1-1 sisse ja läheb lõpuni välja ja on vaja sealt ka visata. Väga ilusti individuaalne sooritus Marek Toroninilt. Väga julgelt ja väga hea lahendus. Võttis enda peale seda, mida oligi vaja. 69-63. Kalnietis, Matsiulis. Toronini vastu mängib uuesti taha pall välja. Klimavitsuse kaudu, Jankunas. Riputatakse seda palli sinna. Ja kas sellest olukorrast tõesti Toronile antakse viga, jah? Nii see on. Marek Toroninil 3. määruste rikkumine. 3 veaga veel Tein, Tsintsaatse. Ja kas nüüd Rock läheb maalasse, rusikas püsti? Jah, Jankunas saab puhkust ja väljakule Putkevitsus. Antakse Jankunasele veel väheke hingetõmba aega enne otsustavaid minuteid. Ja on maalas Tartu Ülikool Rock. Matsiulis, Vasiljauskas.
ise läheb teravusega sisse tagant ja ei tee palju, on üsna märkamatu, aga kui teeb valusalt teeb. Midagi ei ole öelda. Nagu me ütlesime, Vasiljauskas ka, Kaunase Triobetis alustas hooaega, aga on Žalgirisel, keda nii-öelda farmklubist üles tuua. No, eks seal hea sööt Tanoka Bjerdile. Treenitakse selle mõttega, et kunagi siis suurde Žalgirisse jõuda. Tanoka Bjerd nüüd 20 punkti peal ja Tanel Teinile läheb tulemuslik sööt. See oli Tanel Teini 6. resultatiivne sööt. Selgelt oma meeskonna liider selles ampluaas. Maa-alas jätkuvalt Rokk, Vasiljauskas. Matsiulis väga kaugelt läheb piseteele. Ütleks nii, et sealt ligi 8 meetrilt. No Matsiulis on, võiks öelda, meie õnneks olnud väike pettumus täna. Ei ole võib-olla päris ise olnud, kuigi 8 punkti on temagi toonud. Toodi Gert Kullamäe mängu meie poolt, aga time out. Aga Vasiljauskaski 12 minutit mänginud, temast rääkisime, teeb pahandust. Kaugvisked 1-1, positsiooni visked 2-2, 7 punkti eksimatult. Suurepärane, mida veel tahta, treeneri vahetusmeest. Andnud tulemuslikke söötegi meeskonna kaaslastele, nii et ega see seis väga lihtne ei ole, aga tõesti 5,5 minutit on veel jätkuvalt mängida. Kõik on võimalik. 22 punkti siis Tainius Salenga arvel tõesti, Jankunas 15. Ja jätkuvalt muljetavad on Žalgirisi 2 punkti 50%. Mina oma silma küll ei ole üheski mängus sihukest asja näinud. Ligi 80. Ja vabavisked ka 86%. Vaadates nende põhihooaja näitajaid, mis oli nagu Rokkilgi pisut üle 70, siis on ka vabaviskeid väga hästi visatud. Rokk see vastu natukene alla 70%. No Rokkil ka tegelikult väga korralik 55% 2 punkti visked. Ja kaugvisked 44. Nagu siin oleme rääkinud lauavõitluses tõesti, Žalgiris on peal 8 palliga hetkel, kui 4. veerandajal oleme omadega. Ja palli kaotsid 12 Žalgirisel, 8 Rokkil. Siin võiks väikse plussi teha Rokki taha, kui see lõpuks meile ka võidu annaks. Jaa, aga 8 palliga lauas kaotada on natukene suur number sihukses punktiti mängus. Kullamäe väljakul tagasi, Bjerd, Toronin, Tein, Talts. Selline on Rokki viisik, Klimavicius, Matsiulis, Kalnietis, Vasiljauskas, Putkevicius. Selline koosseis jätkab Žalgirisel. Tein. Mitu meest katab teda ja Tanoka Bjerdil läheb sööt. Tein ise väga aktiivselt otsib uuesti omale kohta. Vasiljaускase vastu 6 sekundit rünnaku aega ja ise läheb 1-1 lõpuni välja ja väga osavalt, aga ei lähe see pall sisse. Tanoka Bjerd veel kord aitab, ikka ei kukku see pall sisse ja lõpuks on Matsiulise käes see. Hädasti meile vaja. Sellest on nüüd tõeliselt kahju, kui nüüd selle taha Rokki finaalipääs jääb, siis korb, aga selline see korvpall on. Pall on vaja korbi saada. Matsiulis. Ääre peale läheb sööt Vasiljauskas Pettega ja läheb ise sammudega sisse eksimatult vasaku käega. Ja Vasiljauskas sai äsja 20-aastaseks. Ja üks mees on praegu Rokki maala lahti joonistanud. Ja väga lihtsalt. Noor mees teab, mida teeb. Ja nüüd ei läheme lauapallile ka järgi. Nüüd tundub, et see vägisi tükib see mäng käest ära minema. No ei ole Rokkil nagu kannatust selles suhtes, et kaotuseisus mängida. Mängisid väga suure valusika, juhtisid oli viigis, aga Matsiulis jaas väikse Pettega positsiooni vise teele. Ja vahe 10. Ja nüüd on see, et tekib mulje, et ükskõik mis viske Žalgirist teeb, seda kukub. 65-75. No, pöidlab pihku, 4 minutit jääb. Aga nüüd on tõesti vaja Rokkil taas see hea mäng üles leida. Viga Putkeviciusele. Esimene mängija tänases kohtumises 4 veaga. 2 võistkondiku viga mõlemal meeskonnal, nii et vabaviskeid veel ei järgne. Otsa out Tartu Ülikool Rokkile. Tsintsaatse tuuakse väljakule tagasi. Talts, Tein, Bjerd, Kullamäe. Tsintsaatse Pettega mängib Putkeviciuse vastu ja lõpuni välja. Nüüd väga ilusad lihtsalt 2 punkti väga vajalikul hetkel. No värske mees, loodame, et Tsintsaatse tõesti nüüd jaksab ka meeskonda veel oma aktiivsusega vedada. Vaja ühte käiku Rokkil juurde. Ja maa-alas jätkab Rokk. Ääre peale läheb sööt Kalnietis. Väga lihtsalt 2 poolt, väikse Pettega. Õnneks vise ei lähe ja Talts saab lauapalli. Aga väga hästi tuleb ka Žalgiris kohe kaitsesse tagasi. Tein. Ja
vaja seda viset, kas jõuab ise pallini, kelle kätte jääb see lõpuks Putkevitsuse kätte ja Tein võitleb selle tagasi Tartu Ülikool Rockile. Ammu ei ole tõesti Tanel Teini niimoodi mänginud, Gert Kullamäe 3 punkti, 5 punkti vahet, -10 pealt oleme tulnud mängu tagasi. Viga. Tanoka Bjerdi. Žalgiris võtab kiirelt Gintaras Krapikas minutilise mõtlemise. No selle Tanoka Bjerdi pea elame üle, selles mõttes, et vajalikud 3 punkti tulid. Aga kui ennast salgalt Tein mängis. No siukest asja praegu oleks igal mehel seda vaja, et mängu tagasi tulla. Kullamäe Tein on näidanud täna head viskikindlust, et siin 1-2-3-st ja mängu Rockil. Ja 3-0 mängida. Georgi Tsitsatse jõudnud 11 punkti peale. Gert Kullamäel kaudvisked täna 4-2, aga muidugi näidatakse teil siis Tanoka Bjerdi, kes 20 punkti peale on jõudnud ja tõesti väga edukalt teinud skoori. 5 lauapalli ka. Tanel Teinil siis 17 punkti ja vastastel Matsiulis 10 punkti peale jõudnud, aga Salenga jätkuvalt 22. Aga kui rääkisime, et Salenga esimesel poolel 18 punkti, Jankunas 11 punkti, siis mõlemad mehed on Rocki vastu visanud teisel poolel kumbki 4 punkti, nii et see ei ole üldse halb, kui me mõtleme selle sama 50% peale, mis Žalgirisel hetkel meile pahandust on teinud. Vasiljauskas. Täpselt. Ja Kalnietis mingisugusel hetkel. Ja kusjuures Vasiljauskas ilma eksimatult 4-4 viskeid. Ja Vasiljauskas ise toob ka Žalgirise rünnakut ja Tsitsatse vastu. Katte pealt väga osavalt kasutab ära, sööt läheb taha uuesti Kalnietisele, kes on läinud nii-öelda number 2 peale. Jankunas väljakul tagasi, veel sööt korvi alla Klimavitsusele ja sellisest lihtsast kohast eksib, vaatab kohtunike otsa. Miks ei ole vilet, aga seda vilet ei ole meile ka mitte üldse vaja. Sanikitsele sööt, Rock on mängus tagasi, vaid 3 punkti on vahet. 75-72 Žalgiri sees. Ise ei viska, teeme meie. Igatahes väga põnev lõpp ootab meid ees. Rock jätkuvalt maa-alas. Tundub, et see maa-ala, no ütleme nii, et Žalgiris on tegelikult leidnud need kohad, kus seda lahti murda, aga neid palle ei ole korvi enam saadud. Vasiljauskas 45 pealt sisse ja pall korvi. Ja koos veaga. 20-aastane noormees. Vasiljauskas. Tõesti 20 11 punkti peale jõudnud. Ja kui me vaatame Vasiljaukase kas või mänguaega, kui palju ta on saanud, siis ta on 9 mängus keskmiselt 14 minutit väljakul olnud. Ja täna on Vasiljauskas mänginud 15 minutit ehk ütleme oma keskmisest juba natukene üle ja Klimavitsus ründelauas. Jälle Klimavitsus ründelauas. Ja kui ütleme nii, et kui Vasiljaukase keskmine punktiskoor on olnud 4,9 punkti mängus, 3 korral on ta suutnud mängus visata üle 10 punkti. Siis täna vajalikul hetkel mees särab. Olgu, aitab küll Žalgirise kiitmisest, on ju? No. Hea meelega kiidaks nüüd vahepeal Rocki ka, ehkki vabaviskejoonele läheb Tadas Klimavitsus. Olles eestlane ja Eesti korvpalli tulihingeline poolehoidja mööda. Nii ka läks. Köidlad pihtu tõesti 2-0-9 mängida, +5 Žalgirise poolt vaadatuna. Oma lauda on nüüd vaja kontrollida. Ja 2-0 ja kellele jääb lauapall? Ja ikkagi Žalgirisele. Ja tegelikult nüüd kohtunikud näitavad, et Viktor Sanikitse on vabaviske ajal liiga vara astunud 3 sekundi alasse sisse, nii et Klimavitsus saab uue katse. Ja tundub, et viimastel minutitel sellele mehele võib vähemalt võidu teha või? 2-1 ikkagi läheb kirja. No nüüd on just valusad on need Teini läbiminek, möödavise, siuksed hetked, mis nüansid, mis tegelikult otsustavadki selle mängu saatuse. Tein. Kalnietise vastu. Lõikab tulema välja. Tema viskekoht seal on. Tuleb rõngast välja. Kas jõuab Sanikitse? Ei jõua pallini Kalnietis. Ja nüüd on minut 50 mängida. -6. Nüüd oleks vaja tõesti see Žalgirise rünnakkaitses kätte saada. Maa-alas jätkuvalt Rock seisab. Jankunas. Kalnietis. Ja 45 pealt sisse läheb. Söödab ise välja. Jankunas ei pelga ka kaugelt visata.
korvialune jõud Žalgirisel teeb meile pahandust ka eemalt. jah, see nüüd oli oluliselt. 18 punkti Jankunase arvel. No Jaanus, mida nüüd teha? Tuleb riskida. Ega see eelminegi Kullamäe ise oli riski ise. Tuleks võib-olla korvile ja nüüd peaks kindlalt mees mehe peale minema, et Maala pole ennast õigustanud. Et olles korra nagu tundus, et suudame sellega nagu rütmi muuta, aga nagu siin viimase künnakond järel, kui ei ole me saanud või Žalgiris ei ole korvi saanud, on nad ikkagi vaba viskad saanud, et ilusti mängid Maala vastu. Ja nüüd tagarollis ei saa enam selle peale loota, et Maala on niisugune rohkem puud massiivne kaitse, et Žalgiris saab ilusti pallilooksut aega mängida, aga Rockil enam aega ei ole. Ja võistkondlikud vead Rockil ka täis, paratamatult ühel hetkel nende peale peab välja minema, kui mängu päästab. Ja mis praegu muidugi on veel kehva on see, et Žalgirisel on 3 viga, et kindlalt saavad ühe viskevea veel maha võtta, ühe rünnaku maha võtta. Vaatame, 1.34 mängida, tõesti vahe on suur, -9 Rocki poolt vaadatuna, aga korvpallis jätkuvalt usun, kõik on võimalik. Kullamäe, Tsintsaatse, Piert, Sanikidze, Tein, Viisik väljakul Rockil ja Matsiulis, Jankunas, Klimavitšus, Salenga ja Kalnietis. No nüüd usaldab ka Krapikas oma kõige kogenumad mängijaid viimasteks minutiteks väljakule Tein. Ja väga hästi on seal vastased vastustal, Sanikidze oma teravusega sisse, pall läheb käest ära, Tein kaugise teele ja seda punkte oleks nüüd vaja. Tsintsaatse õigel ajal liikub korvi alla, saame punktid juurde. 74-81. Maala pressor. Üle välja pressitakse Salenga. Ja ei hakka kiirustama ka Klimavitsus. Pikka rünnakut tahab loomulikult Žalgiris mängida. Minut 4. veerandaja lõpuni. 10 sekundit rünnaku aega Žalgirisel. Kalnietis ise palliga. Tanel Tein atakeerib teda. Keskele tuleb sööt. Jankunas ja Sanikitsele viga. See oli nüüd see kõige halvem lahendus. Žalgiris sai mängida pikka rünnakut ja sai veel vea ka kätte. Kas see viga kohe või oleks pidanud kannatama? Viktor Sanikidze 3. määruste rikkumine. Ja Jankunas 19. punkt. -8 ja -9. Ehk siis taas 9 punkti vahet. 50,6 sekundit mängida. No nüüd vajab Rock suurt imetit, et see mäng ära võita. Ega siin, kui näete veel statistikat, 63% Žalgirise visketabavus väljakult ja Rockil 48, tõesti 63 on uskumatu näitaja. Et raske, Rock on hästi mängib ja olid omad võimalused, ütleme selle hiilgava Žalgirise visketabavusega. Väiksed nüansid, kas siin lõpus lauapalli, kus me kätte ei saanud. Saame kordused vaba visked. Teini läbi minek. Kullamäe 3 tuli välja, aga need ongi need. See ongi korvpall. No kui me nii analüüsime, mis ongi, kui vastaste pool vaatame, Salenga ei ole veel võib-olla väga palju nüüd kurja teinud. Jankunas vajalikul omad punktid. Tadas Klimavitsus otsustaval hetkel mitu ründelaua palli hangib. Vasil Jauskas eksimatult võtab Maala vastu enda peale. Ja meie visked ei ole lõpuks nüüd sisse läinud 4. veerandal. Žalgirise põhimehed on oma töö ära teinud, oma trumbid laudale. Ma võiks öelda, et ka Rocki liidrid on omal moel oma punktid ära teinud ja oma panuse andnud, aga tõesti, nagu tahaks veel toonitada, et siin 4. veerandal, kui need hetked nüüd on olnud, siis me palli ikkagi korvi ei ole saanud. Kui me nüüd näeks kuskil statistikat, palju on pink toonud, siis ma arvan, et see nüüd on, see 10 silma ongi Žalgirise kasuks. Tsintsaatse. Klimavitsusele viga. Korv ei loe. See oli nüüd 4. võistkondlik viga ka Žalgirisele, nii et jätkab Rock küljeaudist, näitab Atso Matsalu. Kullamäe, Tein, Sanikidze, Pierd ja Tsintsaatse viksikuga mängitakse. Tsintsatsele läheb taha pall, pakub Tanoka Pierd katet. Nüüd oli ebavõrdne vahetus Klimavitsuse vastu, jääb Tsintsaatse. Taha läheb uuesti sööt, väga aktiivselt ka mängib kaitses. Žalgiris Kullamäed viskele ei taheta jätta. Sanikitsel see vise lubatakse teha ja ei lähe see pall korvi, aga ründelauasse. Tanoka Pierd ja ei saa palli korvi ja Tadas Klimavitsus on lõpuks palli peremas. Ütleme nii, et selle viske taha nüüd päris kindlalt. Nüüd võib öelda, et Žalgiris on finaalis ja me jääme
näeme homme, siis võiks öelda 5. hooaega järjest Žalgirise ja Lietuvas Ritase mängu finaalis. Ja mina panen panuse Ritase, või Lietuvas Ritase pealt, see, kuidas nemad kaitses mängis ja nende meeste füüsilised. Ma arvan ka täna see palju otsustavaks ikkagi see, et Žalgirise parem füüsis. Just nende vahetuste peale, et ilusti mehed kestsid ja olid aga just natukene ei puudu täna. Ja kui me mõtleme selle peale, et kui palju on olnud juttu teemal, et nüüd, kui Žalgirises ei ole välismängijaid, siis me näeme täna tegelikult seda Leedu korvpalliklassi. No loomulikult, et Leedu on ju olümpiapronks ja see näitab kogu selle Leedu koolkonna taset. Ja see oli, täna oli üks demonstratsioon.